Kui veel eelmisel nädalal oli Tehvandil võimalik suusatada 3-kilomeetrisel kunstlumeringil, siis alates 3. aprillist on seegi rada suletud ja suusahooaeg Otepääl sellega lõppenud. Läbi saanud talihooaeg tõestas taas, et üksnes looduslikule lumele talispordikeskus loota ei saa ning kvaliteedi hoidmiseks tuleb järjest enam panustada kunstlume tootmisele. Kuidas see areng peaks nüüd edasi liikuma? No iseenesest arengukava on ju pidevas muutuses, et objektid, mis saavad valmis, need tuleb kenasti käigus hoida, inimestega täita ja viimast aastat mõtleme siis vast valminud hüppeme külmutusseade Jäärein hoovõtu rajal loob kindlasti jälle uued võimalused meil seda keskust paremini kasutada ja edasised plaanid on kindlasti seotud kunstlumega, mis on viimased paar aastat olnud üsna aktuaalsed, et neid tingimusi kindlasti parandada, kunstlund natuke rohkem ilmselt tuleb tulevikus toota ja siis tuleb vaadata mis meil võimalused arengukavas edasi minna, et on siin ka mõeldud kindlasti väiksemate hüppemägede peale, ekstreempark, natuke valgustuse ja just selle kunstlume poole peal. Meil on siin rahvusvaheliste nõuetele vastavad litsentsid suurte võistluste läbiviimiseks ja kui siin juba võistlused toimuvad, siis loob ka eelduse selleks, et ka riikide koondised, klubid, harrastussportlased leiaksid Tehvandi keskusesse ja neid tingimusi kasutaks. Tänu kunstlumele on Tehvandi Eesti suusaspordi viimane kants, kus saab võistlusi läbi viia ka siis, kui mujal Eestis pori juba lirtsub. See aasta on näidanud, et palju võistlused, mida mujal pidada ei saa, on siin saanud ära pidada, et novembri algusest saadik on tegelikult kunstlumi rajad olnud lahti ja võimalik suusatada, et teistpidi peab olema üks selline keskus, kus saab võistlusi korraldada ja teistpidi saavad ka sportlased harjutada. Et seda sporditurismi, mis on tegelikult, ma arvan, maailmas üsna populaarne ja arenev sektor, et seal kaasas olla ja pakkuda võimalusi. Kuidas Tehvandi konkurentsis, Põhjamaade keskuste, Balti keskustega välja paistab? No ma arvan kindlasti, et regioonis me oleme kindlasti üks paremaid, et ainulaadsus rulliraja osas võib-olla natukene hakkab tagasi minema, et on veel keskusi, kus on tulnud, aga seal korralikult A-litsensiga lasketiirud, rullirada suviseks ettevalmistuseks, pallimänguplatsid, et siin on selles mõttes võimalik väga kompleksselt neid treeninguid ja võistlusi läbi viia, et ka jalgrattavõistlusi on siin peetud ja oodetavasti tuleb uuel suvel ka rattavõistlusi siia, et võib-olla just oma komplekssusega veel erilistume, aga kindlasti konkurendid jälgivad, võiks me jälgime kõik üksteise tegemisi ja üritavad järgi jõuda ja mõni keskus midagi veel paremini teha.